aga kell on saanud 7. Ma näen, siin veel inimesi koguneb juurde, aga las tuleb ilusti kõik. kõik on oodatud. nii, tere, tere, tere õhtust. Nii äge, et teid on tulnud siia jällegi päris palju kokku, et te olete võtnud selle aja siin teisipäeva õhtul, et veeta siis minu ja teistega siin koos ja üks selline inspireeriv ja kindlasti palju selliseid toredaid mõtteid tekitav õhtukene. Kindlasti kõigepealt julgustan on ju kõiki kaasa rääkima, arutlema, mõtisklema on ju oma, ma ei tea, mõtteid, kogemusi jagama, küsimusi julgelt küsima, et see chat on selle jaoks, et siin julgelt arutada, jutustada. Ma proovin võib-olla ise, kui ma jooksvalt saan mingeid küsimusi võtta, kui näiteks tekib, või siis lõpus ka kindlasti jääb selleks ka veel aega, et saan vaadata, mis teie siin vahepeal kirjutate ja ja mis veel on väga oluline kindlasti on see ka, et tõesti siin juba Keiu tõi ka korraks chatis selle välja, et selle seminari lõpus siin siis loosime välja kaks auhinda. ehk siis üks auhind on see, et meil on varsti tulemas üks väga äge 3-nädalane selline suur väljakutse ja keegi siis võidab pääsme sellesse väljakutsesse ja lisaks siis loosime välja ka ühe sellise päevikukese Armasta enda oma keha, mille ma olen ise teinud. Need tegelikult on selles mõttes mul peaaegu kõik ka läbi müüdud, nii et mõned on siin veel alles ja ma tean, kindlasti siin on inimesi, ma usun, kellel ka neid päevikuid on, sest meil ikkagi väga paljud on neid ka juba siin tellinud, aga jah, mõned on veel alles ja ühel õnnelikul on täna võimalik siis ka endale see võita. Siis just korraks läks ka kellelgi see hääl käima, ütlen ka selle üle, et jälgige palun ise ka, et teil oleks hääl maas, et kuigi automaatselt siia Zoomi kõnesse tulles teil see hääl tegelikult läheb maha, aga teil on kõigil iseendal nagu võimalus see hääl sinna jälle peale panna, ehk siis vahepeal võib juhtuda, on ju, kogemata lähed kuskile vastu, ei pane tähele, et läheb see hääl peale, et siis kindlasti pange tähele, et see hääl püsiks ilusti väljas. Nii et jah, Kairi ütlen praegu ka isegi siin jah, et sul läks ka paar korda hääl peale, ma praegu panin siit tagasi mute peale, praegu on korras, aga püüa siis ka ilusti jälgida, et see hääl püsiks seal maas. Nii, nii et oleme, on ju, ilusti aktiivsed ja jutustame ja siis lõpus teeme loosid ära. aga lähme siis nüüd ka selle tänase teema juurde ja täna ma jagan siis on ju harjumusi, mis on aitanud mul siis kaalu langetada ja mis saavad ka kindlasti aidata teid. ja need tänased teemad, millest ma räägin, ongi isegi pigem sellised, et me tegelikult ju suures plaanis enamasti teame, mida me nagu peame tegema, kui me soovime, on ju, kaalu langetada. me peame toituma, on ju, tervislikult, meil on niisugused piiratud kogused. kõige lihtsamini öeldes on ju tegelikult me peame siis tarbima vähem, kui me ära kulutame, olema, on ju, miinuskaloraasis. Eriti hea oleks, kui, on ju, liigutaks ennast ka, teeks, on ju, trenni, et see väga palju toetab, on ju, meie kaalulangetusteekonda. et need on nagu need põhilised asjad, aga miks meil tegelikult on ju tihtipeale ei õnnestu võib-olla kaalu langetada või miks me ei suuda olla kuidagi pikalt on ju järjepidevad, on tegelikult see, et mis on meie need nagu harjumused selle ümber. et selleks, et kuidagi olla ka edukas, siis võib-olla on ju selle tervisliku toitumisega on ju ilusti järje peal püsimisega, siis tegelikult mõjutavad väga paljud nagu muud asjad seda ja väga palju oleneb, on ju, missugused on ka need tegelikult harjumused ja kuidas on ju sa neid asju teed. ehk siis täna mina jagangi jah, selliseid harjumusi just, mis jah, on nagu toetavad väga seda, et mul oleks ka lihtsam päriselt püsida järjel, et mul oleks lihtne, on ju, olla siis ilusti järjepidev, püsida reel, et mul oleks, on ju, äh, tervislikud toidud, on ju, laual, et ma kuidagi, mul oleks ka vähem isusid kindlasti, et ma suudaksin oma
ma ei tea, liikumise treeningharjumusi on ju jälgida. ehk siis need on need tänased teemad, millest ma hakkan siin rääkima ja kõigepealt ma natukene räägin siin ka endast. Siin on kindlasti inimesi, kes juba natukene rohkem on kursis minu looga, aga siiski minust siis nii palju, et mina ise, kui mina alustasin oma kaalu langetamisteekonda, see oli esimest korda 11 aastat peaaegu tagasi. Ja ma olin tohutult selles ringis, et ma alustasin kogu aeg pidevalt uuesti ja uuesti. Ma olin hästi tihti see esmaspäeval alustaja, on ju, et esmaspäeval ilusti alustan äh,. isegi suudan, on ju, olla võib-olla mõned päevad edukas, kehvematel perioodidel. nii, ma kuulsin siit. ütlen korra veel, on ju, et jälgige ilusti, et teil oleks hääled palun maas. igal juhul ja vahepeal isegi juhtus on ju seda, et pool päeva oledki ilusti reel ja õhtul juba tulevad mingisugused isud, on ju, mingid emotsioonid saavad võitu, on ju, ja lähevadki jälle need asjad nii-öelda laperdama. ehk siis ma olin jah, ja väga-väga palju juhtuski seda, et ma suutsin ka natukene võtta võib-olla mõne kilo alla, onju, siis läksid jällegi kõik kuidagi harjumused nii-öelda lagunesid koost, siis ma jälle võtsin, onju, juurde tagasi, võtsin rohkemgi tagasi, kui ma olin suutnud alla võtta. ja ma hästi-hästi palju käisin selles kuidagi ringis ja ringis ja ja hästi palju kuidagi ka ma nagu piirasin ennast, proovisingi, et ma olin hästi-hästi karm endaga, et kõike korraga hästi tugevalt, on ju, et mitte midagi ei tohi, mul on ainult nagu väga kindel selline raamistik, on ju, ja mida rohkem ma kuidagi sundisin, keelasin ja piirasin, on ju, siis seda hullemad olid nagu need nii-öelda tagasilöögid, on ju, et seda kuidagi sellisem jah, kaootilisem või katastroofilisem oli siis see, kui ma nagu näiteks noh, ma ei tea, tohutud söömahood on ju, mingid mitu päeva võisin süüa nagu tohutult palju endale mingisugust nii-öelda ebatervislikku toitu ja jama ja kõike sisse, mida mul kohe kindlasti vaja ei olnud. ja kuidagi jah, aastaid ma tegelikult suutsin selles käia, et ma võin siin olla mingi periood väga hästi ja siis oli täiesti on ju jälle kuidagi kaootiline. ja väga tavaline oli ka see, et esmaspäevast reedeni on ju ilusti tubli ja nädalavahetused tegelikult nädalavahetustega nullisin nagu kõik ära, mis juhtus või mis progressi ma siis nädala sees tegelikult tegin. mis on jällegi ka selline omaette tegelikult suur teema on ju, aga mis on hästi oluline, et tõesti, kui me tahame päriselt on ju muutust, siis peab ikkagi muutuma meie see elustiil ikkagi, meie päris harjumused, on ju. me ei pea tegema päris 180 kraadi, on ju, aga noh, ikkagi ei piisa, on ju, ainult võib-olla sellistest jah, niisugustest väga kindlas ajaraamistikus tehtud väikestest on ju muudatustest, et tegelikult selleks, et me saavutaksime seda tulemust ka päriselt säilitada, on ju, hoida, et siis ikkagi peavad muutuma ka meie harjumused ja jah, et seda väga hästi ka näitasid needsamad nädalavahetuse tsüklid on ju, kus siis mõtlesid, et aa, ma olen nii tubli olnud, on ju, nüüd ma võin vabalt võtta ja tegelikult iga esmaspäeval alustada on ju nullist jälle uuesti. aga mis siis üks hetk ikkagi muutus, oli see, et ma kuidagi nagu sain aru, et kui ma varasemalt olin nagu mõelnud, on ju, et nagu ma ütlesin, hästi kindlad siuksed reeglid on ju, piirangud, raamistik, et ma pean nüüd sööma seda, ma pean nüüd tegema selle trenni ära, ma ei tohi võtta seda, on ju, ma ei saa. et kuidagi hästi selline, et jah, oli nagu nii-öelda on ju kuidagi karmidega ja nagu sundisin, et ma pean ja pean nagu neid asju tegema. ja üks hetk ma sain aru, et ma ei pea mitte midagi tegema. aga tegelikult ma ju tahan. ja see oli see klikk, mis minu jaoks nagu hästi tugevasti kuidagi nagu toimis, oli see, et ei, ma ei pea minema trenni, aga ma tegelikult ju tahan minna trenni, sest see paneb mind hästi tundma, on ju, sest et see, ma ei tea, vormib mulle seda keha, mida ma, on ju, soovin. siis ma tunnen ennast pärast paremini, on ju, ma suudan, noh, igatepidi, on ju, ma tahan seda tervislikku toitu süüa, seda puhast toitu, sest et nagu jällegi see aitab mul tunda end oma kehas paremini, see aitab mu kaalu langetada, see aitab mul igatepidi palju kergemini ennast tunda ja nii edasi, on ju, et ma kuidagi nagu jah, käis see just muutus, et ma tahan neid kõiki asju teha. et
ja siis ma kuidagi hakkasin seda palju rohkem nautima, siis ma hakkasin nagu nägema kõiki neid asju ka, mis nagu kaasnevad, on ju, sellega, kõiki neid positiivseid tegelikult asju, mis tulevadki kasvõi selle, et mul on rohkem energiat, mul on parem enesetunne, ma tunnen ennast kergemalt, on ju, et mul on juba mõnusam olla, isegi kui ma ei ole veel tegelikult võib-olla nagu kaotanud kogu seda kaalu, mis ma sooviks, aga lihtsalt juba selline igapäevane elustiil, et ma toitun tervislikult ja liigutan, andis juba nii, nii, nii palju parema nagu tunde ja, ja siis ma kuidagi lasin ka nagu lahti, on ju, sellest, et ma ei tohi mitte midagi muud ja kõik need raamistikud, on ju. ja kuidagi hakkasingi nagu mõtlema, et minu siht ongi sinna, et ma tahaksin ennast tunda päriselt hästi ja sealt hakkasid need jah, muutused tõesti tulema. ja ma jäingi ka järjepidevaks, muidugi on ju ka minul on igasuguseid tagasilööke, ma ei ole ka iga päev ideaalne ja ei peagi olema, on ju, polegi, mis asi on üldse ideaalne, on ju tegelikult, aga just ka see, et ka minul ikka tuli mingisuguseid tagasilööke, aga mis nagu sel korral, kui ma päriselt lõpuks siis hakkasin edukalt kaalu langetama, muutus oligi see, et ma nagu alati nii-öelda ronisin sellele rajale nagu kiirelt tagasi. et noh, kui mul läksingi, ma ei tea, üks õhtu sünnipäevale näiteks on ju ja seal sõin ja olin ja mida iganes on ju tegin, võib-olla jäi sel päeval näiteks isegi veel trenn ära, oletame on ju, et siis sellest ei saanud enam võib-olla seda, et ma lõingi nagu pikaks ajaks käega, vaat oligi, et aga järgmine hommik näiteks ma olin jälle rajal tagasi oma tervisliku toiduga, läksin näiteks kõndima ja nii edasi, et hästi kiiresti nagu tulin kogu aeg tagasi enda nendesse harjumustesse, mis tegelikult on ju mind toetavad ja see oligi tegelikult see, mis nagu ikkagi aitas et ma tõesti nagu hästi kiiresti kohe nagu alati tulin tagasi, isegi kui mingid tagasilöögid olid. ja jah, ja siis ma lõingi endale need harjumused, mis siis tegelikult kannavad mind siiamaani, on ju, mingid lihtsad asjad ja ma ka hakkan nendest rääkima ja need olid need, mis aitasid mul, on ju, tegelikult seal kaalulangetusteekonnal edasi edukas olla ja need on need asjad, mis ka näiteks pärast siis on ju, on kaalu aidanud ka säilitada, on ju, ja hoida seda, et ei juhtukski täpselt seda, et ma jõuan oma eesmärgini kuidagi ja siis langen vanadesse harjumustesse, sest et need kahjuks enam ei toimi. või noh, need kilod tulevad täpselt samamoodi siis ka on ju tagasi ja siis üks hetk jah jah, ühesõnaga ja siis siin ongi see võrdluspilt, mille vahe siis siin ongi seesama 18 kilogrammi umbes, jah, enam-vähem nii ta on ja ma kohe näitan veel natukene mõndasid võrdluspilte, aga jah, siinsamas kõrval on seda näha ja siia alla ma panin veel ka, et ma olen ka tulevane toitumisnõustaja, ehk siis ma nüüd sellel siin kevadel mul ongi tulemas, tegelikult mul eksam jääb suvesse, ühesõnaga olen lõpetamas ka toitumisnõustaja õpet, on ju, saan siis toitumisnõustaja paberit ka, ehk siis lisaks sellele aastatepikkusele kogemusele, mida ma olen siin iseenda teekonnal korralikult saanud läbi nende aastate, siis varsti, loodetavasti, okei, eks ikka ma teen ikka ilusti need paberid ära, on mul siis ka toitumisnõustaja paberid olemas ja siin, nagu ma ütlesin, ma näitan mõndasid pildikesi veel. Ma mõtlesin, ma panen siia mõned pildid, mida võib-olla ei ole nii väga nähtud, sest seda eelmist võrdluspilti tegelikult me oleme päris palju jaganud ise ka nagu FitLabis. ja ja jah, et siin ülemisel pildil on siis nii-öelda vanemaid pilte ja alumisel on siis tehtud hiljutisemaid pilte. et seda näopilti minu arust ka siit kuidagi nagu noh, nägid, et ma tõesti olin nagu kuidagi paistes ja aga mis on minu arust positiivne jällegi, vaatame seda, ma ise vaatasin neid pilte ja mõtlesin, et aga vaadake, kui palju tegelikult ma ikkagi naeratasin. et seda on nagu, ma ise vaatasin nagu nii kuidagi tore oli endal vaadata, et kuigi ma tegelikult jah, ei olnud oma kehast täielikult, on ju, nagu rahul, siis ma ei lasknud sellest nagu ennast täielikult kuidagi nörtida, on ju, et siin on ikkagi näha naeratus, 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 on ju. et vähemalt selline positiivne hoiak oli ikkagi nii et jah, selline on siin olnud see minu lookene läbi aastate ja nüüd ma siis jõuan nende asjade juurde, mis mind siis sel teekonnal tõsiselt palju on aidanud. Aga enne veel siiski, jah, ma tegelikult tahaks teie käest küsida,
et mis on kuidagi peamine põhjus, miks näiteks teie jaoks on kaalu langetamine olnud keeruline? Või miks, noh, ma eeldan, usun, et siia on tulnud ikkagi inimesed, kes on kas praegu enda kaalulangetusteekonnal on olnud või on seda plaanis teha, on ju. Et siis see küsimus, et mis nagu teeb selle teekonna kuidagi keeruliseks, võite julgelt siia kirjutada. Et jah, mis on need võib-olla kuidagi põhilised põhjused, mind natukene täitsa huvitaks. Ma vaatan, kas ma siit näen nii. Ma räägiksin täpselt nagu sinu kaalulangetuse teekonnast. väga hea, Kerli, okei okay. no vot, siis on väga palju samastumist, on ju. Emotsionaalne söömine, õhtused isud, on ju igavusest näksimine, kiire elustil nõutud graafikust, erinevad isud, õhtul pugin, on ju, pere teised eelistused ja ka see on mulle maitseb toit, on ju, siis ma otsin seda toitu, mis mulle maitseb, mõnikord saab päris palju nii söödud. väga hea, okei eraldi tegemine, on ju, isud, magus. Ei ole näha kuskil tulemusi, on ju, okei, see on ka päris demotiveeriv, on ju tõesti, et kui hakkad kuskilt pihta ja sa tegelikult ei näe seda tulemust, et siis jah, sest see eduelamus tegelikult on väga palju meid edasi ikkagi viiv ja kui seda ei ole, siis on kindlasti palju-palju tugevam peab olema kuidagi see tahtejõud, on ju, et sealt läbi nii-öelda punnida. okei, stress, isud nii palju kirjutate, nii äge, issand, mul on nii hea meel ja siis te olete aktiivsed, seda ma väga-väga tahan alati näha. Aga jah, väga palju ma ikkagi näen siis seda, on ju, et need näksimised, isud, emotsionaalne söömine, täiega saan aru, täiega nõus, ma olen ise sellega väga palju elus maadelnud ja ega siiamaani ei ole nagu selles mõttes on ju ideaalne, ka mul vahepeal tekivad on ju mingisugused isud, ka mina vahepeal tunnen, kui läheb, ma ei tea, närviliseks stressirohkeks periood, siis mul on ka seda tunnet, on ju, et mingi tahaks lihtsalt nagu kõik visata kuskile, on ju, ja ma ei tea, istuda teleka ette maha ja lihtsalt vaadata midagi ja süüa, on ju. aga aga jah, positiivne uudis on see, et nendest asjadest tegelikult on võimalik saada lahti või vähemalt neid on võimalik väga palju vähendada. ja, ja et kui mina saan seda teha, sest ma ikkagi võisin väga palju tõesti süüa ja näksida, et siis on kõigil, ma ütlen seda, tegelikult lootust. Ja isude vastu on ka tegelikult väga palju asju, mida me saame teha, et neid juba ennetada ja siis ka tegelikult siukseid asju, mida saame teha, on ju, kui isud on käes. aga okei, ma enam-vähem nüüd tean, kuidas teil siin on ju, millised jah, võib-olla siis ka nii-öelda mured on ju. ja lähme siis siit edasi, ma loodan, mingid need, mis siin välja tuuakse, mingitele kindlasti ma saan siin kuidagi ka anda sellist lahendust, osaliselt vähemalt. ja, ja vaatame, kuidas meil siin läheb. ja lõpus saan võib-olla veel vastata ka konkreetsemalt näiteks mingitele küsimustele. nii, siia. ühesõnaga, esimene asi tegelikult, mis mina üldsegi siia kirja panin, ei ole otseselt isegi seotud kuidagi mingi toitumisega näiteks on ju, või et ma ei tea, trenni tegemisega, vaid on see, et mina hakkasin kirjutama asju välja. ja see toimib tohutult palju, päriselt ka, et see võib tunduda küll selline, ma ei tea algul, et okei, mingi päeviku pidamine, märkmiku pidamine on ju, et et ei ole nagu minu teema või kuidagi, kes see tänapäeval mingeid asju üldse kirjutab kuskile, aga see päriselt ka mind aitas tohutult palju, kui ma kirjutasin välja esiteks, on ju, et mida ma üldse tahan, on ju, kui ma tahan kaalu langetada, on ju, mida ma täpsemalt tahan, on ju, mida ma tegelikult taha nagu taga ajan, on ju. et noh, kas ma ajan seda kaalunumbrit näiteks lihtsalt taga või ma tegelikult on ju ikkagi tahan näiteks, ma ei tea, tundagi ennast kuidagi enesekindlamalt, on ju, tahan, et ma jõuaksin paremini, ma ei tea, joosta, tahan, et ma saaksin oma, ma ei tea,
okei, mul ei ole lapsi, aga no näiteks on ju mõndadel on see, et ma ei tea, lastega rohkem ringi joosta, on ju. Kas ma tahan, ma ei tea, lihtsalt tunda ennast oma kehas hästi, et mul oleks, on ju, rohkem energiat, on ju, et mul oleks mugavam liikuda, et ma saaks trepist käia vabalt, on ju, noh, mis iganes. et mida ma nagu tegelikult, mis muutust ma tegelikult tahan ja miks ma neid asju tahan. ja see väljakirjutamine mõjub päriselt teistmoodi, see paneb mingisugused asjad ajus tööle niimoodi, et su nagu aju päriselt ka ise tahab nende asjadeni jõuda, tal tekib juba see palju tugevam mingisugune tahtejõud, see motivatsioon, see mingisugune distsipliin, on ju. et kui sa need asjad päriselt kuidagi teed endale nagu paremini nii-öelda selgeks, siis see nagu kuidagi see sisemine kompass nagu juba ka liigub selles suunas, et need asjad nagu päriselt saaksid ka siis reaalsuseks, on ju, et kui selleks eesmärgiks ongi mingisugune näiteks noh, 10 kilo kaotada, on ju. ja pannagi need eesmärgid paika ja siis sinna juurde ka need harjumused, mis aitavad selleni jõuda. sest et mina ütlen ausalt, mina hakkasin näiteks oma kaalulangetusteekonnal pihta niimoodi, et mina nagu ei mõelnud üldse kuidagi sellele, mis seal ümber on, vaid ma mõtlesin ainult toidule, on ju. mis ma pean hommikuks sööma? okei, mis ma pean lõunaks sööma? okei, mis ma pean õhtuks sööma? ja kui mul tekkisidki mingid isud näiteks, siis mul ei olnud mitte midagi peaaegu, mis hoiaks mind nendest isudest tagasi. ehk siis ma lihtsalt mõtlesin, noh, kuidagi nagu hästi lihtsalt andsin nendele isudele järele, sest et mitte miski ei hoidnud nagu kuidagi minus seda tunnet, on ju, et praegu sellele isule näiteks öelda ei. aga kui ma hakkasin nüüd neid asju nagu välja kirjutama, siis hakkavad nagu juba tulevad mingid need vastused. tegelikult mul ei ole seda vaja, tegelikult minu jaoks on muu asi oluline, tegelikult on mul ju praegu hoopis teine eesmärk, mul on hoopis teised prioriteedid, on ju, ja kuidagi hakkas ka palju lihtsam kohe näiteks samamoodi on ju öeldagi nendele isudele ei või keegi midagi pakub, siis ma kohe mõtlen nagu ei, sest et mul on praegu hoopis olulisemad asjad. et kui ma nii kaua, kui ma mõtlesin ainult selle peale, et okei, mis ma pean sööma, mitte selle peale, et mida ma tegelikult tahan ja miks ma tahan, on ju, miks ma neid asju kuidagi praegu teen, siis nii kaua ma olin kogu aeg selles, alustan esmaspäeval uuesti ringis. ja, ja kui ma paningi siis lõpuks need asjad märkmikusse kirja ja panin sinna oma need eesmärgid ja harjumused, see on nii oluline asi, sest et kõlab väga kuivalt ja igavalt, aga lõpuks on ikkagi see, et need igapäevased väikesed sammud on need, mis viivad meid lõpuks tulemuseni. nii lihtsalt on. ja kui ma paningi, on ju, kirja need harjumused, näiteks on ju, mul ongi, et hommikuti käin kõndimas ma ei tea, mõni võib-olla kehvejooja panebki, et joon päevas on ju 1,5 liitrit näiteks vett. noh, ma ei tea, mis iganes need harjumused on ju, mis on kuidagi olulised, et need panna kirja, mis toetavad siis konkreetselt on ju selle eesmärgini jõudmist ja mõelda ka välja, on ju täpselt, millal ja kuidas neid harjumusi täita, et kui sa paned endale näiteks harjumuseks, ma ei tea, 3 korda nädalas paned trenn, noh, paned lihtsalt sellise mingi eesmärgi ja tahad, et sul oleks harjumus käia 3 korda nädalas trennis, siis on hästi oluline, et sa paned sinna juurde ka selle, et ma käin trennis esmaspäev, teisipäev, reede näiteks. ja muidugi elu tuleb vahepeal vahele ja see on väga okei, kui sa teisipäeval otsustad, et näiteks sa lähed kolmapäeval, mitte teisipäev, aga siis minegi kolmapäev, on ju, et sa ikkagi hoiaksid nendest asjadest kinni, et need nagu jah, sa võid selle päeva ära vahetada, aga kui sa juba paned ikkagi kindlamalt need asjad paika, sa teed nii suurema tõenäosusega need olulised asjad ka ära. ja see aitab väga-väga hästi hoida nagu seda sihti silme ees, mul on see eesmärk, mul on siin need harjumused, ma panen kõik endale päevikusse on ju kirja. minul on üks selline suur märkmik selle jaoks, kus mul, ma võtan siit mingi tühja lehe on ju, mul on kõik asjad muidu siin kirjas, noh, see on tühileht. siin on kõik harjumused, päeva eesmärgid, tegevused on ju, ja need aitavad mul hoida nagu asju nii-öelda paigas ja aitab mul neid tegevusi prioritiseerida ja mis on minu meelest väga kuidagi heas mõttes nagu sõltuvust tekitav, on see, et kui sa paned endale need harjumused näiteks, et sa saad teha need linnukesed sinna ja ja ma ei taha teha seda punast risti sinna, et mul on see asi näiteks tegemata. ja, ja kui mul ongi näiteks pandud, et iga päev, ma ei tea, 5 000 sammu, ma täna ei ole seda 5 000 sammu teinud, on ju, ma ei taha seda punast risti sinna panna, siis ma panen need tossud jalga, lähen käin selle, ma ei tea, pool tundi ära näiteks jalutamas ja ma saan teha selle rohelise linnukese sinna, on ju. et siuksed väikesed asjad, aga need tegelikult kuidagi väga palju päriselt ka nagu panevad tegutsema või sa panedki näiteks sinna, et kui sa
oled näiteks FitLapi kava jälgija, siis sinu harjumus ongi, et iga päev on ju jälgida seda kava ja siis sa paned sinna iga kord neid linnukesi, on ju, näiteks. ja, ja sa ei taha neid tikse panna. et minu jaoks tõsiselt ka see märkmiku täitmine, harjumuste väljakirjutamine, nende järje peal hoidmine, endale meelde tuletamine nagu, et mida ma tahan, miks ma tahan, on ju. et see mind tohutult aitas päriselt ka, et see kuidagi häälestab juba sinu nagu tegelikult aju ära sellele, et mis on see sinule jaoks oluline, mis on see fookus ja kuidas sa nagu nende asjadeni jõuad. nii, lähme edasi. Siis number 2 harjumus, mina panin siia sellise asja nagu planeerimine ja ka toidu ettevalmistamine. ja ma tean, et on inimesi, kes ütlevad, et see toidu ettevalmistamine kuidagi ei ole üldse on ju nende teema ja see ei peagi olema kõigi teema. aga mina ütlen ausalt, et see toidu ettevalmistamine, ma arvan, minu üks kõige suuremaid päästjaid üldse. sest kui lihtne on see, et ma tulen näiteks koju ja ma olen näljane ja ma olen väga näljane ja mul pean hakkama alles süüa valmistama, ma pean hakkama midagi välja mõtlema, ma ei teagi isegi veel, mida ma teen, on ju. Siis ma hakkan otsima mingeid retsepte võib-olla, mida mul on ju, mida ma kuidagi saan teha äh, mõtlema selle peale, lähen juba hulluks, on ju, ma juba haaran sealt selle natukene juustuviilu, natukene seda viilu ja natuke vorsti ja siis ma ei tea, teen mingeid asju endale suvalisi kokku, vaatan, mis mul sahtlis leiab, onju. ja, ja ühesõnaga siis sealt tuleb kaos. ehk siis minu jaoks see on nagu nii oluline, et mul oleks need toidud ette valmistatud, et mul oleks nad reaalselt olemas kapis, ma tulen koju, ma saan reaalselt võtta selle valmis toidu, ma söön oma kõhu kohe täis ära ja mul on hea olla. sest ma tulengi trennist õhtul koju ja ma olengi näljane ja ma ei taha mõelda. esiteks, minu jaoks on see peavalu, minul on ka see mõte, et ma ei taha, et kuidagi see tervislik toitumine oleks minu jaoks peavalu ja minu jaoks on nii palju lihtsam võtta ennast nii-öelda nädalas korra kaks kokku, et talle teha mingid toidud ette ära kui see, et mõelda iga päev, mida ma söön, mida ma saan süüa, mida mul on, mida ma teen, mis retsepti ma hakkan tegema, mul on juba nii kõht tühi, on ju, ma ei suuda. see päriselt nagu noh, minu jaoks on elupäästja, et ma ei pea igapäevaselt esiteks pead ajama, ma pean mõtlema, ma pean otsima, mida mul on, siis hakka võib-olla mõtlema, et ma pean veel midagi poest minema võtma, on ju. et päriselt ka mina nagu soovitan seda toidu ette tegemist nagu nii väga. aga kui tõesti, see toidu ettetegemine ei ole üldse kuidagi teema ja ei tundu, et tahaks süüa sama toitu, on ju, mitu päeva, mis on ka okei. ma ei sunni seda kindlasti kedagi tegema, aga siis ikkagi ma soovitan väga nagu vähemalt planeerida ära, et homme on mul need söögid, isegi kui sa tahad otse värskelt teha, on ju. et ei juhtuks ikkagi seda, et õhtusöögi aeg on ja ma ei tea, mida ma sööma hakkan, sest see on väga libe tee et tekiks see olukord, et ma olen juba nii näljane, mul on kõht nii tühi, on ju, ma tahaks lihtsalt ruttu midagi. võib-olla võib sellega juhtuda ka see, et sa näiteks õhtul sõidad koju kuskilt, on ju, sa tead, sul ei ole kodus midagi tehtud ka, võib-olla sul ei olegi seal midagi, millest hakata valmistama, on ju, siis sa lähed haarad kuskilt suvalisest kohast mingi, ma ei tea, kiirtoidu või poest mingi valmis, noh, ühesõnaga mingisuguse toidu, mis tegelikult ei toeta sind hetkel sinu eesmärgi poole, on ju, liikumast et et vähemalt jah, planeerida siis läbi, et ma vähemalt tean, et isegi kui mul see õhtusöögi aeg tuleb kätte näiteks, mul on kõht jube tühi, aga, ja mul ei ole valmis on ju midagi tehtud, ma vähemalt tean, okei, aga mul on täna plaanis teha seesamune pasta, ma lähen kohe nii, ma ei tea, kanapannile asi keema, et sa tegelikult juba nagu teed selle enda jaoks nii palju lihtsamaks. ehk siis ma väga-väga soovitan nagu mõelda välja enda jaoks selline süsteem, et sul ei tekiks neid olukordi üldse, kus sa pead nagu hakkama nuputama tühja kõhuga, et mida nüüd süüa teha ja siis hakka veel seal midagi näiteks on ju kaaluma, vaatama, noh, mina lihtsalt näen, et see on nii palju lihtsam, kui sul on asjad planeeritud. ja siia ma panin pildid, näiteks siin on minu enda külmkapist pilt, kus on selline ilus karpide hunnik, on ju, ja tohutult kodujuustu. ja siis siin on kõrval mingisugused prepi näidised, mis ma olen teinud, on ju, need toidud ongi mingi 5 päevaks lõunaks, püsivad ülihästi külmkapis. Ei ole mitte midagi häda, ma siia mingisugust koort
või sellist tavalist ka ei pane, on ju, siin ongi vist lihtsalt mul mingi vokiroog ja ja jah, ja siin all näiteks on mul, panin sellise pildi ka, kus ma autos siin söön, siis näiteks oli selline olukord, et ma käisin, on ju, trennis. Hommikul ma teadsin, peale trenni ma lähen kooli ja ma juba mõtlesin sellele, et ma võtan kindlasti, teen endale oma toidu kaasa, et ma tean, trennist tulen, ma olen näljane, ma lähen kooli ja ma tahan süüa enda keha ja eesmärki toetavat toitu, on ju, et ei juhtuks jällegi seda, et okei, ma lähen ostan kuskilt midagi suvalist, sellepärast et mul on lihtsalt, on ju, kõht nii tühi. nii, ma näen siin chatis ka niisugune aktiivne tegevus käib, ma korraks piilun siia chatti, vaatan äh,. Siin veel vastati eelmisele, on ju. nii, päevikut siin ka keegi helistab, on ju, okei, siin on natukene pikemad nii märkmik mõte tundub hea, jah, see päriselt ongi ka, et ma tõesti seda soovitan, nagu ma olen ka enne seda siin teinud mingeid väljakutseid, on ju, ja toimetanud, et siis ma alati olen soovitanud täpselt pannagi need harjumused kirja ja ma tean, et meil on siin inimesi, ma olen teinud ka siuksed harjumuste lehed, näiteks mingites meie väljakutsetes, on ju, või FitLab VIP-is meil on olnud, et ühesõnaga sa saadki printida välja sihuke ilus harjumuste leht, paned kasvõi endale sinna külmkapi peale või laua peale või noh, kuskil nähtavas kohas ja saad iga päev sinna teha oma linnukesi, on ju, seal on nädalate kaupa harjumused, iga päev harjumused ja teed linnukesed. ja see tunne, kui sa näed, et sul on see paber, on ju, ja sul on seal rohelisi linnukesi täis, see on nii hea tunne, sest sa tead, et sa teed praegu lihtsalt kõike et liikuda oma selle eesmärgi poole, on ju, liikuda oma, mis iganes see täpne eesmärk sul on ju, selle parema enesetunde, rohkem energiat, väiksem kaalunumber, on ju. ja, ja kui sa need asjad ära teed, kui sa need linnukesed sinna paned, siis see eesmärk peab jõudma, see tulemus peab tulema, seal ei ole tegelikult seda teist varianti, kui sa teed tegelikult kõik need lihtsad väikesed igapäevaasjad kogu aeg ära, siis seal ei ole lõpuks teist varianti. nii, lähme siit edasi. Nii, siis ma panin harjumus 3. ma nägin, keegi siin kirjutas ka, et talle magus vist meeldib, onju. ja kes meil on siin veel võib-olla siuksed magusasõbrad, siis millega mina olen leidnud, et minule toimib väga hästi, on see, et ma teengi endale siukseid mingeid lihtsaid magusaid retsepte ja ja ma teen seda isegi mitte nagu ainult siis näiteks, kui mul tuleb mingi magusaisu, vaid ma hoiangi neid nagu niimoodi enda menüüs kogu aeg jooksvalt ja see aitab väga-väga hästi nagu ennetada seda, et sul tekiks mingid üldse tohutud magusaisud. sellepärast, et tegelikult sa kuidagi igapäevaselt nagu vaikselt on ju nagu toidad seda mingit magusa isukest, mis sinu sees nagu on ja sa kogu aeg nagu tegelikult annad ja sul ei tekigi seda, et sa oled, ma ei tea, nüüd kuu aega ainult mingisugust on ju kapsast ja kana närinud ja nüüd sa tahaks midagi head ja magusat. et hoidagi kogu aeg endal nagu siukseid magusaid toite sees, mis on muidugi ka tervislikud, on ju, lihtsad, kiired ja ka tasakaalustatud, mis on hästi oluline, ehk siis see tähendab seda, et selles magusas roas oleks ikkagi, on ju, sul nii süsivesikud, rasvad kui ka valgud. et sa ei teeks endale ainult sellist, on ju, magusat rooga, kus sul ongi ainult mingisugused süsivesikud, on ju, kus sul on näiteks, jah, ma ei teagi, ainult puuviljad ja siis veel mingi, mis ma sinna mul praegu isegi kohe ei tule, või on näiteks, ma ei tea, mingisugune magus jogurt magusa puuviljaga, on ju, või noh, magusa puuviljaga. et seal oleks ikkagi ka sellist kvaliteetset valku piisavalt, on ju, ja rasvasid ka, et siis ta ei tõsta su veresuhkrutaset, mis on väga suure rolliga, on ju, meie isude juures, et see veresuhkru taseme tasakaalustamine on väga oluline. ja kui me söömegi, on ju, siis niimoodi tasakaalustatult neid magusaid toite, siis meil ei teki ka seda tunnet, et tahaks nagu veel midagi magusat, sest me, ma arvan, kõik teame seda, et kui me vahepeal võtame näiteks ühe kommi kuskilt, ühe šokolaaditükikese, siis me tahame seda teist ja kolmandat ka ja see ongi täpselt see, mida veresuhkur hakkab tegema, on ju, ta hakkab sealt tohutult kõikuma ja tõuseb, langeb ja siis me tahame kogu aeg veel. aga kui sa sööd selliseid magustoite või magusaid toite, siis mulle tegelikult meeldib öelda, sest magustoit tihtipeale on nagu see, et sa sööd oma toidu ära ja siis sa sööd magustoidu juurde. aga lihtsalt see, et tehagi jah, siukseid nagu
Magusaid toite, et need tõesti nagu ennetavad juba tohutult ja teine variant on ka tõesti, et kui juba tuleb see maguseis, ka siis muidugi on väga hea mõte teha endale kõigepealt üks selline magustoit. Ja siia ma panin ka mingid näidised, mida mina on ju olen teinud. Mulle tohutult meeldib see kohupiim lihtsalt on ju, mul on siin maitsestamata kohupiim selle no banaanase maasikamoosiga ja kookoshelbed peal. Super, super hea, nagu väga lihtne. See maasikamoos on päris magus moos ka ja ta tõesti on nagu hea. Ja siis siin on veel on ju mingi kohupiim. Mis mul ongi siin? Virsiku ja banaaniga vist ja ka kookoshelbed peal. Ja siis mul on pannkooke näiteks siin tehtud on ju, siin on veel mingisugune kohupiimamarja ja siin on isegi mett peal. Kõik need on meil FitLapi retseptikesed ka olemas täitsa. Et kes siin on FitLapi inimesed, siis sealt saavad neid retsepte ka võtta. Ja minul tõesti tohutult nagu meeldib ja aitab ja siis ma tõin siia välja veel selle Jaapani on ju magustoidu ka, mis siin vahepeal oli, on ju väga-väga populaarne, et sa võtad selle Kreeka jogurti, sa paned sinna need küpsised sisse. Ja mina siis ka mõtlesin, et okei, see on nii populaarne, kõik söövad, on ju, tahaks ka proovida, aga ma ei taha neid tavalisi küpsiseid sinna väga ja siis ma ostsingi ühed suhkruvaba küpsised, mul ei tule kohe see bränd meelde. Neid väga palju ei olegi, vist mingi paar varianti on poes. Ja tegin nendega ja maitses ikka väga-väga hästi, see oli väga hea, ma tegin seda mitu korda et, et leida ka nagu selliseid võib-olla on ju asendusi, et kuigi seda kunagi, ma ütlen ausalt, kui mulle öeldi, et leia neid tervislikke asendusi oma lemmiktoitudele, on ju, siis ma mõtlesin, no ei saa nagu, midagi ei asenda päriselt ära, on ju, mingisuguseid häid asju nii-öelda, noh, häid, noh, mingisuguseid maiustusi, on ju, või selliseid aga tegelikult on päriselt ikkagi väga palju variante ja see väga hea näide oli mul endalegi seesama Jaapani magustoit, mida ma siin tegin ja siis ma mõtlesin küll, et miks ma peaks seda tavalist versiooni tegema, kui see maitseb nagu täpselt sama hästi või noh, vähemalt väga suurepäraselt, tegelikult ma tavalist varianti ei teinudki, nii et ma ei tea, kuidas ta maitses, aga ka see suhkruvabade küpsistega oli super, super hea. Ja kes ei ole võib-olla ka nii magusa tegelikult fännid, siis ka nii-öelda, ma ei tea, soolaseid variante on ülipalju, millest teha tegelikult selliseid mõnusamaid, tervislikemaid alternatiive ja millele tuleb lihtsalt natukene anda võimalust. ma ise ütlen ausalt, et ma ei ole suurem asikokaja ja mulle ka needsamad magusad toidud meeldivad väga, kui need ongi hästi sellised lihtsad, nagu siit pildilt näha. Mingisugune väga suur leiutaja, küpsetaja, mingi aega nõudvate asjade tegija ma ise ei ole aga on väga palju variante, kus saab ka teha igasuguseid soolaseid snäkke ja mingisuguseid, ma ei tea, lavaširullikesi, väga head variandid on mingid küpsiseid, on ju, tehakse mingeid juustuküpsiseid, mingeid krõpsukesi, on ju, või kasvõi kalekrõpsud, soolane snäkk, väga-väga kergesti tehtav, väga on ju lahjalt tehtav nii-öelda lihtsalt kalekrõps ära siis pruunistada, et neid variante tegelikult on tohutult palju ja ma väga julgustan nagu nii-öelda päriselt ikkagi katsetama, proovima ja leidma neid tervislikke nagu alternatiive siis päris kuidagi, päris kõlab, mitte päris, aga noh, nii-öelda nendele tavalistele maiustele või siis muudele snäkkidele, on ju. Jah, nii, siis edasi panin ma siia sellise harjumuse, nagu selleks on rahulikud hommikud, kas tervisliku hommikusöögiga. Ja ma ütlen päriselt, et see, et ma olen teadlikult hakanud oma hommikuid juba vist 1,5 aastat hästi rahulikult veetma, on olnud tohutult suure mõjuga, sest et kui ma alustan oma päeva hommikul kuidagi kiiruga, kiiresti pean ärkama, kiiresti kuidagi valmis panema, kiiresti midagi sööma, juba kuidagi selline kergelt närviline olek võib-olla tuleb sisse, siis see tegelikult on väga-väga palju seotud ka meie toitumisharjumustega ülejäänud päeva jooksul. sa võid mõelda küll võib-olla või noh, et kõlab nagu noh, selliselt, et noh, mis vahet seal on ka, kui aeglane või kiire ma hommikul olen, on ju, mul on see üks hommikusöök näiteks on ju ja mul on see paigas lõunasöök, siis tegelikult ikkagi väga paljud on ju rääkisid siin ka emotsionaalsest söömisest ja kust tuleb näiteks emotsionaalne söömine, on see, kui meil on emotsionaalselt on ju mingisugused
Kas keerulised olukorrad, vahepeal pingelised või ärevad või natuke stressirohked on ju, või midagi kuidagi noh, ajabki, ma ei tea, endast välja. aga kui me tegelikult tegelemegi teadlikult, on ju sellega, et meil ei tekiks neid siukseid emotsionaalseid virvarre, on ju, siis meil ei teki ka nii palju seda emotsionaalset söömist ja neid emotsioonidest tulenevaid isusid. ehk siis mina olen märganud, et see, et kui mina alustan oma hommikuid rahulikult, ma võtan tõesti endale aega, ma söön rahulikult oma tervislikku, on ju, hommikusöögi, mul saab kõht nii mõnusalt täis, ma saan nii mõnusalt päeva alustada, toimetada, et mina usun sellesse ikkagi, et see, kuidas sa oma päeva alustad, ikkagi loob väga palju selle, milline tuleb see ülejäänud päev. ja jah, muidugi meil võib päeva jooksul ka tulla igasuguseid asju ette, onju, aga ikkagi üldiselt see ikkagi reegel peab väga palju paika, et kui sa juba hommikul tegelikult, eriti kui sa võtad selle aja, minu puhul näiteks on ju, mulle väga meeldib hommikuti käia kõndimas, ma teen seda ka, mitte kõik hommikud, enamus hommikud, praegu ma küll käin ka jooksmas päris tihti hommikuti, aga just see, et hommikul ennast liigutada ka on ju värskes õhus, võtta see aeg, pärast teha oma tervislik hommikusöök, süüa rahulikult ja täita veel sinna märkmiku otsa, see on nagu kõige ideaalsem kombo ja siis ma ütlen, päev ei saa nagu untsu minna. okei, tegelikult noh, ikka saab natukene, aga kui sa esiteks juba võib-olla natuke ennast liigutad, on ju, noh, seda jällegi ei pea, kõik oleneb, on ju, inimeste elud ja rutiinid ja kõik on erinevad, aga minu puhul see toimib nii hästi ja ja, ja siis ma veel käin oma need harjumused üle, vaatan päeva selle eesmärgid, needsamad, millest me enne rääkisime, on ju, okei, mul on täna plaanis see ja sul on jälle see rahulik, sul on see siht paigas, sul ei ole veel mingisugust hommikust kiirustamist, ärevust, mingit stressi tulnud ja ülejäänud päev ka nagu kõik need harjumused tulevad nagu nii palju suurema kergusega. et sul on palju lihtsam olla oma toitumisharjumustega järjepeal, oma liikumisharjumustega, on ju, mis iganes harjumused sinu jaoks seal on veel olulised või mis sind kuidagi toetavad. et see tõesti minu jaoks see hommik ikkagi loob ülejäänud päeva ja kui ma tahan ülejäänud päeval olla ka oma asjadega, on ju, ilusti edukas, et mul oleks ka selline võimalikult pingevaba päev, siis see hommik nagu päriselt loeb nii palju, et seda mina kuidagi tõsiselt soovitan, et võtta hommikuti endast aega ja siia veel lisaks ma jõuan üldsegi korraks selleni, on ju, et räägime kaalu langetamisest, aga mina räägin sellest, et ärme ole nutitelefonides aga jällegi, see on ka üks asi tegelikult, et mina hoian ka hommikuti näiteks telefoni vähemalt tund-poolteist peale ärkamist ma näiteks sotsiaalmeediasse ei vaata ja see aitab mul nagu vaimselt olla nii palju paremas tasakaalus, emotsioone, mõtteid, kõike hoida nagu nii palju positiivsemana, sest et kõik see müra ja jama ja negatiivsus, mis sealt võib tulla, juba tekitab mulle sellise ebameeldiva tunde ja mida paremini me ennast tunneme tegelikult ja kuidagi mida sellisem mõnusam, positiivsem, õnnelikum meil on olla, seda nii palju lihtsam on meil kõiki enda prioriteete, oma harjumusi, kõike hoida päriselt ka järjel. ja siia ma panin enda mõned hommikusöögi pildikesed, mõned siin võileivad, no ma tegelikult olen pudruinimene, aga ma panin siia näidiseks mõned võileivad ka, et kes ei ole pudruinimene, siis siin on ka võib-olla teistsuguseid toredaid vaheldusi näha. nii järgmisena ma panin kirja siia sellise punkti nagu selleks on, et viimane söök siis või noh, mitte maksvat, umbes ongi 2-3 tundi enne magama minekut ja see 3 isegi, mina vist soovitaks, et on võib-olla selline maksimum. see natuke tegelikult oleneb ja tegelikult öeldakse ka seda, on ju, et mitte nagu väga hilja enne magama minekut süüa ja sellel on täiesti oma nagu selles mõttes tõepõhi all, on ju, et meil tuleb ilmselt, või noh, meie uni on väga palju mõjutatud sellest, et mida me on ju ka õhtul sõime ja kui palju enne magamaminekut me sõime. sest une ajal muidu me hakkame, on ju, kogu see seedimine hakkab pihta ja keha peab tegutsema ja olema töös, on ju, et ta saab nagu nii-öelda vähem ja raskem on tal siis päriselt, on ju, magada, uinuda ja puhata. aga miks see on oluline? Praegusel juhul, kui me räägime kaalulangetusest ka, on just see, et meil ei tekiks seda olukorda, et meil õhtul lähebki kõht nii tühjaks,
et me hakkame nagu näksima ja me tahame süüa. Ja ma olen kuulnud ka neid inimesi, kes võib-olla hakkavad magama minema, nad tunnevad, et kõht on nii tühi ja ma ei jäägi enne magama, kui ma saan veel süüa. et ma tunnen tõesti, on ju, et mul, ma ei tea, kõht koriseb, mul on nagu ebamugav olla ja see panebki sööma. ehk siis, mida mina soovitan, on see, et muidugi siin leida ka enda jaoks, kui ei lähe ka 4 tunniga veel kõht tühjaks, on ju, siis sobib väga hästi ka 4 tundi enne magaminekut süüa, et ma ei ütle nüüd, et te peate 2 tundi enne magaminekut sööma, seda kindlasti mitte. et siit tuleb leida nagu enda jaoks sobiv, aga see mõte just on siin see, et sulle ei jõuaks nagu enne magaminekut minna kõht nagu väga tühjaks, sest sealt tulebki see näksimine, see söömine, on ju, need isud. et kui mina nagu söön ikkagi õhtul endal 7-8 ajal kõhu korralikult täis ja ma lähengi umbes 10 ajal voodisse, siis mul on väga hea veel olla, onju, mul ei teki seda, et mul kõht juba läheb nii tühjaks. aga ma kujutan ette, et kui ma sööksin näiteks 5 ajal õhtusöögi, kell 10 läheksin voodisse, siis mul oleks juba küll võib-olla selline tunne, et kõht on juba nii tühi, onju, võib-olla seal juba tegelikult 8-9 ajal, siis ma hakkan mõtlema veel, et mida võiksid näksida, mõtled küll, et ei taha, aga samas on ju juba tekib mõtted, mis seal külmkapis on, lähed korra piilud. kui sa midagi ei leia, siis sa lähed 10 minuti pärast on ju piilud uuesti, siis sa loodad, et äkki nüüd on sinna midagi tekkinud. et et selle peale tegelikult jah, mõelda ka, et muidugi, kui sa tunned, on ju näiteks, et ma ei tea, sul tõesti on ju, tulebki kehvem uni ja nii edasi, et siis uni on nagu kaduvalt oluline, tegelikult sinna me jõuame ka, aga jah, just jah, lihtsalt seda, et endale õhtuks ikkagi ja et mitte karta õhtul süüa korralikku õhtusööki. et ei ole niimoodi, et kui ma nüüd söön, on ju, kell 8 veel korralikku õhtusöögi, et siis seda ma enam ära ei põleta, see mul läheb kõik otse on ju rasva, see mul kõik kohe puusadel ja kõhul ja igal pool. see ei ole nii. et reaalsuses ikkagi loeb see, mis sa sinna päeva peale kokku sööd. seal ei ole vahet, kas sa sööd nagu selle õhtusöögi, kui see õhtusöök on sama suur õhtusöök, kas sa sööd selle kell 5-6 või sa sööd selle kell 8 õhtul, on ju. selles mõttes sinu kaalulangetuse teekonnal ei ole selles mõttes vahet. jah, see vahe võib tulla ainult siis seal, kuidas sa ise ennast tunned, kas sul on hoopis võib-olla raske näiteks, on ju, ma ei tea, minna magama ja tunned, et kuidagi su uni on sellest mõjutatud. seal on juba teised asjad, aga kui me räägime kaalulangetuslikult, on ju, siis kui sul jah, siis ei ole vahet, mis kell sa selle õhtusöögi sööd, kui sul on see päevane tarbimine paigas, on ju, et näiteks kui sa jälgidki seda ka FitLapi kava, sul on need oma toidud, siis see on väga okei, kui sa söödki selle viimase õhtusöögi näiteks kell 8 ja sul ongi korralik õhtusöök, sul on kõht täis, mina tulen trennist õhtul ja sööngi, on ju, selle õhtusöögi korralikult ära, mul on siin pildid isegi mu õhtusöögi näidistest ja siin on mul tortilla põhjal pitsa, mis on mul täiega viimasel ajal lemmik, on ju, siis siin on veel mingi tortilla, selle ma keeran wrapiks siin, mingi ahju, juurikat, mingi kanakonju ja pasta ja sellised korralikud õhtusöögid ja mul ei lähe ka õhtul kõht enam tühjaks ja mul ei tule seda näksimissisu. sest et mul on olnud päeva peale ka muidugi kõik toidukorrad tasakaalus ja õhtusöök samuti tasakaalus, süsivesikud, valgud, rasvad, kõik olemas, korralik kõhutäis ja mul ei ole õhtul probleemi. ja mul ei ole õhtul probleemi. Ma korraks vaatasin siia äh, chati ka, siin on nii palju arutatud, mul on nii hea meel, nii äge, et te räägite siin nii palju, ma ei jõuagi vist praegu seda kõike hoomata, aga ma näen, korraks on ju tee tegemine, ka tee tegemine on tegelikult täiesti asi ja tõesti, mis võib aidata ja mida mina teen isegi sinna teele on mitte, et ma kuidagi hullult tagant utsitaks muidu mingisuguseid on ju suhkruasendajaid kasutama, aga kui me räägime praegu nagu just sellest, et kas mul on variant see, et ma pistan õhtul tahvli šokolaadi nahka, on ju, või ma sööngi mingi või joon näiteks suhkruasendajaga mingit teed, siis see on nagu parem variant ja minule aitab ka selle magusa vastu tegelikult see magustee, mida ma siis teengi endale
vahepeal on ju selle suhkruasendajaga ja ta tõesti ongi see magus nagu jook ja ta võtabki juba nagu ära selle õhtuse soovi midagi näksida. ehk siis äh, ehk siis jah, see on ka kindlasti tegelikult tõesti selline hea mõte. ja mis ma siia veel lisaksin ka, ongi täpselt, mis ma siia olen punktina välja pannud, on ka see, et kui tõesti sa oledki harjunud õhtuti sööma, on ju, kes siin ütlesid ka, et õhtused näksimised on, et siis sa võid sellesama äh, magusa toidu, millest me just rääkisime, on ju, näiteks jättagi veel endale sinna õhtusse, on ju, et noh, kui sa näiteks jälgid FitLapi kava, siis sul on 3 täistoidukorda ja siis on vahepala, on ju. noh, kui teed trenni, on kõik 4 on täis, aga noh, oletame, et sul on 3 täistoidukorda ja vahepala. et siis sa söödki, on ju, selle õhtusöögi ära üks hetk ja noh, siis sa muidugi võid selle õhtusöögi tõmmata ettepoole, on ju, näiteks söödki, ma ei tea, kell 6 oma õhtusöögi ära ja siis sa jätadki endale mingi kell 8 näiteks selle äh, magustoidukese, on ju ja see ongi ka väga hea variant ja ka seda nagu mina teen ja vahepeal ongi okei okay,, mõnus on ju kõht täis, söödki selle varem ära ja siis veel tead, et sul on õhtul mõnus see mingisugune kohupima puuviljaampsukene on ju ja seda katabki täpselt selle õhtuse näksimise vajaduse ära ja siis sa naudidki oma seda mõnusat tervislikku, samas sihukest mõnusat magusat tampsukest ja ongi hästi ja jällegi on ju, see on selline natukene veel kergem söök seal, paar tundi enne magamaminekut, tegelikult täiesti okei ja sul ongi, on ju, saad ilusti mõnusasti magama minna ka niimoodi, et sul selle vahepeal ei jõua nagu mingisuguseid isusid väga rohkem tekkida. nii et jah, see on siit minu soovitus. Siis on mul siin 6 harjumus, milleks ma olen toonud kõndimise. ja see võib ka, ütlen, et kõlada on ju niimoodi, et see kõndimise teema on selline, on ju, millest räägitakse kogu aeg, tee oma 10 000 sammu ja käi kõndimas ja jala ja meil on kogu aeg igasugused sammuvõistlused ja asjad, on ju, et selles ei ole midagi uut, on ju, aga see toimib, see toimib väga-väga hästi. see lihtsalt mitte, et see kõndimine ise aitaks sul tohutult rasva põletada, aga see kõndimise harjumus aitab sulle nagu seda teekonda toetada nii palju. punkt 1 on ju, esiteks ta ongi aktiivne küll ka, absoluutselt on ju, su keha liigub, sa ka põletad kaloreid, on ju. et see on ka selle muidugi hea osa ja niikuinii tervisele on hea, on ju, liikumises olla. et selles mõttes ta on number 1 aktiivsuse poolest hea. teiseks on ta super hea, et hoida sind näiteks tegevusest. ka siin toodi välja sellest igavusest näksid, on ju. ka minul on seda tunda, on ju, et mõtledki, et kuidagi, ma ei tea, ongi võib-olla istud lihtsalt, sul on vaba õhtu, on ju, sul hakkabki igav. aga selle asemel, et minna vaatama, kas seal külmkapis midagi head on või sahtlis, selle asemel mine jalutustiirule ja see on selline asendustegevus ja see toimib. ma võin öelda, et minul näiteks tegelikult ma arvan, võib-olla kuidagi 5 aastat tagasi veel isegi ei toiminud see, sest siis mul oli, kui mul oli isu, siis mul oli isu, siis ma ei saanud see, et ma lähen nüüd 20 minutit kõnnin õues. noh, ma võin ära kõndida, aga siis ma lähen ikkagi poodi selle isu järgi, onju. et see mul veel mingi aeg tagasi, ütlen ausalt, ei toiminud, aga mida nagu paremini kuidagi need harjumused on juurutuvad ja mida rohkem ma ka olen nagu oma neid mõttemustreid on ju, käitumismustreid muutnud ka sellesamuse emotsionaalse söömise osas, siis seda rohkem tegelikult on see kõndimine nüüd päriselt aidanud ja nüüd, kui ma tunnengi, et vahepeal on ka see, et ma ei tea, mingi teed tööasju ja siis vahepeal natuke tekib mingi pinge või stress või noh, mis iganes on ju, tegelikult need ei pea isegi tööasjad olema, elus ikka tekib igasuguseid on ju selliseid olukordi siis tihti ongi see tunne, et oh, ma lihtsalt tahaks midagi, aga selle asemel, et seda midagi tahta või haarata või minna kuskilt on ju ostma, siis mine kõnni ja see aitab sul nii hästi juba neid emotsioone maha laadida. et esiteks on ju, hoiab ära selle tegevuse, teiseks ta aitab tohutult hästi emotsioone maha laadida, vaimsele tasakaalule on ju väga-väga hästi aitab kaasa, siis ta alandab ka sinu kortisooni taset, on ju, ehk siis täpselt ongi, kui sul need stressifaktorid tulevad, on ju, ülesse, sa lähed, teed selle jalutuskäigu ära, sul on alati hiljem parem olla. alati. et ei ole nagu seda varianti, et sa tuled kõndimas tagasi ja sa oled veel vihasem või veel närvilisem, on ju. et see aitab nagu alati tegelikult
kuidagi maandada ja tänu sellele, kui me suudame ennast maandada, me juba hoiame ära tegelikult väga palju võib-olla mingisuguseid käitumisi või tegevusi, mida me hakkaksime tegema, mis tegelikult ei toeta meie eesmärke. Olgugi selleks siis näiteks seesama on ju mingisugune söömine, näksimine, võib-olla kasvõi ma ei tea trenni ära jätmine näiteks, sest et mul on niisugune tunne, et ma olen täna nagu, mul ei ole tuju ja ma ei viitsi ja ma ei lähe sinna trenni ka ja ma lähen haaran endale lihtsalt midagi head ja lihtsalt vahin näiteks telekat, onju. et see, need ju tegelikult kõik sellised mustrid tulevadki tegelikult sellest emotsioonist. Ja see jalutamine aitab tohutult hästi neid asju maandada ja sul ei ole enam nagu isegi neid soove. Ja muidugi on ju, see aitab ka tasakaalustada veresuhkrutaset, veresuhkrutasemest ma korraks siin ka juba on ju enne rääkisin, et see aitab, või noh, veresuhkrutaseme tasakaalustamine aitab väga-väga palju ära hoida, on ju, meie igasuguseid isusid, noh, mis on selline põhiline asi, aga rääkimata siis ka on ju mingisugustest energiakõikumistest, on ju ka igasugustest terviseteemadest tegelikult. aga jah, just ka see, et kui meil tekivad ka mingid isud näiteks on ju, või kui ma kasvõi võtangi selle ühe kommi näiteks kuskilt on ju ja ma tunnen, et okei, ma tahan veel ja kui sa lähed, siis tegelikult on ju jalutad pool tunnikest näiteks juba, siis tegelikult see veresuhkrutase juba stabiliseerub sul ära ja see nagu juba maandab ära selle soovi veel seda šokolaadi süüa. Et ta aitab väga palju veresuhkrutaset ikkagi ka tasakaalustada. Ja läbi selle on ju vähendada isusid ja samuti aitab ka toetada mikrobiomi ja mikrobioom on ka jällegi täpselt selline teema, mida mida me kahjuks täna ei jõua väga palju rääkida, aga kes ei ole võib-olla nii palju kursis ka, on ju, soovitan ka kindlasti selle kohta natukene võib-olla uurida, lugeda, et meil on tegelikult endal ka olemas täiesti tasuta kättesaadav üks kohtumine, on ju, kus meil käis, räägiti ka mikrobiomist, Rain Kuldjärvega oli see igal juhul, et kuidas toetada ka enda on ju mikrobiomi ja ka liikumine tegelikult toetab meie siis kõhu tervist nii-öelda, ütleme lihtsasti on ju kõhu tervist ja kiirendab on ju meie seedetrakti liikumist, aitab ka paremini seedimisele kaasa, tegelikult ka üldsegi on ju ainevahetusele, vähendab on ju põletikke, aitab meie nii-öelda neid häid baktereid siis meie kõhus paremini nagu toimetama, on ju, mis teeb meie tervisele igatepidi head, on ju, ka meie immuunsüsteemile ja nii edasi, et see mikrobiomi teadlik toetamine tegelikult on ka väga oluline asi, väga või palju kaalulangetust siis lihtsustav asi, ütleme niimoodi. aga jah, kahjuks ma täna ei jõua väga palju sellest siin rääkida. aga jah, need kaks asja on ka sellised olulised, ehk siis see veresuhkrutaseme tasakaalustamine ja mikrobiomi toetamine kogu selle soolestiku tervise ja nii edasi. ja kõndimine on asi, mis aitab tegelikult mõlemale kaasa. ehk siis see kõndimine ei ole ainult see, et saame nende sammunumbreid või saame natukene, on ju, siin mingeid kaloreid põletada, vaid see päriselt aitab meie kehas lihtsalt nii palju kõikidel süsteemidel paremini toimida, et see toetaks meie kaalulangetust palju rohkem. Ehk siis mina olen kõndimise fänn, mina soovitan kõigil kõndida, kui teile ei meeldi muud trenni teha, siis kõndimine nagu aitab nii palju ja mina näiteks kõndimise ajal alati ka kuidagi täpselt mõtlen jälle oma nende eesmärkide peale, kõige peale on ju mingi visualiseerin seal, kujutan ette, kuidas ma kõik need asjad saavutan ja see annab mulle jällegi nii palju indu ka juurde, et tegutseda. nii, ja siin on kaks toredat pildikest siis minust ja kui rõõmus ma siin kõndides olen, sest et ma olengi. nii, ja nüüd lähme edasi une juurde. korraks ütlesin, et unest me räägime ja ma nägin siin chatis enne ka keegi tõi siin uneteemat välja. ja uni on ka, ma vist ütlen iga asja juures seda, et see on nii oluline ja sellele peab päriselt ka jällegi mõtlema. ehk siis esiteks on see, et me magaksime piisavalt tunde, on ju, ehk siis see võiks olla 7 kuni 9 tundi, inimestel on natukene see erinev. Et me magaksime, on ju, piisavalt tunde, et me magaks ka hästi, mitte me lihtsalt ei oleks pikali seal 7 tundi, on ju päris.
ja et meil oleks ka see ühtne unerutiin. ja mina aastaid mõtlesin, et mis vahet seal on ju, see uni ei ole nii suur asi, on ju, see mõjutab lihtsalt seda, et kas ma olen natukene väsinum järgmine päev või mitte, kas, kui palju mul võib-olla seda energiat on, aga see ei mängi nii suurt rolli. aga see mängib tohutult suurt rolli. ja unerutiini kohta nii palju, et mina nüüd proovingi jälgida ka seda, et ma läheksin iga päev samal ajal magama, et ma ärkaksin iga hommik samal ajal. ja see annab meie kehale täpselt selle rütmi. Ta teab, kuna hakata õhtul vaikselt puhkerežiimile minema, ta teab, kuna hakata hommikul on ju ärkama. ja see, et sa oled selles ühtses rütmis, hoiab sinu keha siis ka jällegi stressitaset nagu madalal ja toetab sinu keha närvisüsteemi tohutult palju, sest ta on selles ühtses rütmis, on ju, ja mida vähem stressis on meie keha, mida sellises ühtsemas rütmis, mida nagu harjumuspärasemaid asju saab su keha nii-öelda on ju teha ja mida kuidagi jah, tasakaalustatum on ka see keha närvisüsteem, seda lihtsam on meil jällegi kaalu langetada. sest mida rohkem stressis on meie keha, on ju, mida rohkem sa talle igasuguseid siukseid stressiolukordi tekitad, need võivad olla ka täpselt see, et sa järsku sööd tohutult palju mingisuguseid, tohutult palju suhkruid või transrasvu näiteks sisse, on ju. keha on jälle okei šokis, mis nüüd, on ju. Ei maga näiteks, on ju, jätad üldse öö vahele või lähed vastu hommikut magama, on ju. keha on jälle šokis, on ju, võib-olla siis näiteks ma ei tea, jätad üldse hoopis keha söömata mingi hetk, sellepärast et sa võib-olla eelmine päev sõid jube palju, on jälle keha šokis, on ju. ja mida rohkem sa oma keha stressad, seda raskemini ta sinu nende kaalulangetuse suunas siis nagu tegutseb. et mida tegelikult nagu vähem stressis on su keha, siis seda lihtsamini ta ka laseb sellel rasval on ju põleda, laseb selle kaalul langetada. et kui keha on stressis, siis ta ikkagi tegelikult hakkab nagu väga palju hoidma igalt poolt kinni, on ju, ja keha eesmärk, kui kehal on nagu stressis, tal on kõik rütmid on nagu paigast ära, on ju, annad veel talle mingisugust täiesti ebakvaliteetset näiteks toitu peale, on ju, siis keha eesmärk on teha hoopis teisi asju, mitte põletada rasva. tal on vaja seda stressi tuua alla, on ju, tal on vaja seda toitu ära sealt seedida, on ju, tal on vaja kuskilt seda energiat tagasi võtta, näiteks mis olid magamata ja keha fookus läheb hoopis nendele asjadele, mitte sellele rasvapõletusele hetkel. et see on nagu ka väga oluline teada. ja siin ma toon ka välja konkreetselt näiteks need asjad, et kui meil ongi, on ju, see väga kehv uni, väga vähene uni, on ju, et siis meie greliin tõuseb, ehk siis see hormoon, mis tegelikult meie seda näljatunnet siis reguleerib, ehk siis ja kui meil on kehv uni, siis meie greliin tõuseb ja meil tekibki rohkem isusid päeva peale. ja see ei ole lihtsalt sellest, et sa oled, ma ei tea, kuidagi nõrk ja mul on jälle mingi isu, vaat see on päriselt sellest, et su keha lihtsalt niimoodi töötab. see hormoon hetkel on nii lihtsalt nii-öelda aktiveerunud, on ju, et sa tahadki rohkem süüa. ja samamoodi on ju leptiin siis langeb, ehk siis see hormoon, mis annab sulle tegelikult selle signaali, et oh, mul on nüüd kõht täis, aga see hormoon langeb, mis tähendab seda, et seda signaali sul ei tule sealt nii hästi ja sa ei saagi nagu seda täiskõhutunnet, sul ei olegi nagu piisav, sa tahaks nagu veel ja veel, on ju, sest et seesama hormoon ei tee oma tööd ja ta ei ütle sulle nagu, et kuule, mul on kõht täis, mul on kõik hea olla, on ju, mine nüüd oma päevaga edasi. ja samamoodi siis tekibki see, on ju, kiire energiavajadus, on ju, et ma tahangi juba mingeid kiireid süsivesikuid, midagi ampsata, on ju, ma olen nagu väsinud ja loid ja nagu andke mulle lihtsalt midagi, on ju, süüa. et see lihtsalt su keha hakkab seda nõudma, on ju, asi ei ole selles, et sina oled lihtsalt kuidagi nõrk. ja jällegi veresuhkrutaset mõjutab ka väga palju, kui sul on kehv uni, unetud ööd, on ju, siis sul see veresuhkrutase kõigub rohkem. ja siis on ju jällegi täpselt ka kõik need on ju isud ja energia kõikumised, tujud on ju, kõik tulevad sealt. kortisoolist juba rääkisimegi, on ju, täpselt see on siis see stressihormoon, on ju, sellest stressist rääkisime, et keha tõesti läheb rohkem stressi ja siis ei ole ta fookus sellel rasvapõletusel. ja füüsiline aktiivsus langeb ka lihtsalt puhtalt sellepärast, et kui mul on ikkagi öö magamata, järgmine päev minu mõte on sellel, et kuidas see päev lihtsalt kuidagi pigem üle elada. ja see võib ka on ju siis juhtuda sinna, et okei, ma täna jätan ka selle võib-olla trenni vahele, ma jätan selle hommikuse jalutuskäigu vahele, ma ei jõua hetkel liikuda, ma lihtsalt teen ära, mis mul on vaja teha ja ma siis lähen kunagi magama
esmajoones on ju, või lihtsalt kuidagi laiskangi terve päeva. ja muidugi ka see, et kui meil on uni korras, kui me oleme värsked, kui me oleme puhanud, kui me tunneme ennast hästi, siis meil on lihtsalt nii palju parem olla ja meil ei tekigi neid nii-öelda emotsionaalseid virvarre nii palju, kui meil tekib väsinuna. sest kui me oleme jah, väsinud, on ju, kui meil oli kehv öö, me ei saanud hästi magada, me oleme järgmine päev alati, mitte alati, aga üldjuhul ikkagi natukene siuksed pahuramad, natuke võib-olla tigedamad, rohkem ärritume mingite asjade peale, me oleme väsinud, on ju, me ei taha, me ei viitsi ja kõik ajavad hulluks ja keegi tuleb jälle midagi küsib ja nõuab ja ma ei jõua ja ma ei saa ja ma ei taha ja ühesõnaga väga palju siukseid mitte soovitud emotsioone tekib ja mis juhtub emotsioonidega, need ajavad meid sööma et ja panevad üldse meid tegema siis on ju igasuguseid valikuid, mis ei ole võib-olla sel hetkel meie keha päriselt toetavad. et äh, et jah, hea uni tagab ka selle, et meil on palju parem selline emotsionaalne tasakaal, on ju, ja me teeme ka siis palju paremaid valikuid. ja jah, ja meil on ka on ju rohkem energiat, meil on täpselt see kerguses tegutsemine, on ju, ma ärkan üles, mul on mõnus, nii tervislik hommikusöök, liikuma, tegutsema, toimetama, trenni, mul on mõnus päev, on ju. ja harjumused tšekk, tšekk, tšekk. Versus siis see on ju, et tuleb täna panna kõik ristid, sest et ma olen omadega kutu. nii et uni on nii oluline ja mina ei saanud sellest aastaid aru, ma ei saanud väga pikalt sellest aru, ma mõtlesin, mis vahet seal on, mis see uni on ju, loeb see, mida ma teen seal päeval. aga kui ma hakkasin päriselt nagu vaatamagi, et ma läheks ilusti magama, et mul oleks hea uni on ju igatepidi, siis muutus nagu nii palju kõik nagu palju paremaks, lihtsamaks, keha teeb rohkem koostööd, on ju. et jah, see on tõesti oluline ja kes näiteks veel siit kuidagi teevad sellist treeningut, et nad tahavad oma lihast kasvatada, siis uni on see aeg, kui meie lihas kasvab kõige paremini, kui meie kasvuhormoon on ju, ja kui me ühesõnaga jah, tahame, et meie lihased ka on ju kasvaks, siis need lihased taastuvad kõige paremini selle une ajal. ehk siis, kui sa lähed õhtul vara magama, siis see esimene unefaas on veel täpselt see, kus sul toimub kõige tugevam nii-öelda see lihaste areng on ju ja taastumine, ehk siis see on nagu minu jaoks eriti oluline, kes ma teen palju trenni ka, et mu keha ja lihased saaksid korralikult taastuda, sest et muidu ma lihtsalt tõmban ennast läbi ja üks hetk mul lihtsalt keha näeb juba füüsiliselt kasvõi trennides on ju alla. nii et ei ole ainult ka sellised vaimsed või mentaalselt tuntavad on ju muudatused, vaid väga palju päriselt ikkagi ka keha peab või vajab seda taastumist, mis unest tuleb. nii, ja me jõuame siia harjumus number 8 juurde ja see on selline põnev asi, et ei ole seotud otseselt mingisuguse trenni ega toitumisega, on ju või noh, trenni või toitumusliku harjumusega, ütleme nii. aga see on see, et ma hakkasin mõtlema nagu selle peale, et ma tegutseksin siis lähtuvalt sellest, on ju, et kui palju ma kuidagi ennast armastan ja väärtustan. ja ma olen ka sellega on ju tegelenud väga palju, et siis seda enesearmastust kasvatada, on ju, seda on aidanud seesama päevik, on ju, on täpselt see, kuhu ma olen pannud kokku igasugused need harjutused, mis on ka mind siis sel teekonnal on ju aitanud, siia ma olen oma kogemuse pannud, oma loodud siis täpselt need harjutused on ju, mis mind on aidanud, et ma olen ka selle enesearmastuse teemaga tegelenud päris pikalt juba. ja, ja ma saingi nagu üks hetk ka aru sellest, on ju, et see, kuidas ma tegelikult enda ja enda keha eest hoolitsen, näitab väga hästi seda, kui palju ma tegelikult ennast armastan, kui palju ma ennast väärtustan. et kui ma tegelikult ju ei hoolitse enda eest, enda keha eest, enda tervise eest, on ju, siis nagu tegelikult tuleb vaadata endale natuke ja mina pidin seda väga valusalt vaatama endale otsa, et kui palju ma ennast nagu siis hindan või väärtustan. et kui ma neid asju isegi enda jaoks teha ei saa ja väga paljude teiste jaoks võib-olla teed mingisuguseid asju palju rohkem, aga kuhu jääd, on ju sina ise. ja ma saingi aru, et tegelikult see on nagu kõige lihtsam asi, mida ma saan teha, et näidata endale enesearmastust või et ennast väärtustada, on see, et ma vähemalt hoolitsen siis on ju enda tervise, enda keha eest. et ma hakkasingi mõtlema, et okei, mis teeb tegelikult mulle head, mis paneb mind hästi tundma, mis päriselt mind on ju toetab.
et kui mina ise isegi enda heaolu eest kuidagi ei hoolitse, et kes see muu seda peaks kuidagi tegema. ja, ja need mõtted olid need, mis mind nagu väga palju aitasid, sest ma hakkasingi mõtlema seda, on ju, et ma tahan ju tegelikult enda eest hoolitseda, ma tahan pakkuda endale parimat, ma tahan ennast tunda päriselt hästi, on ju, ma tahan nagu iseendale nii-öelda pakkuda läbi selle, on ju, tegelikult seda kuidagi nagu enesearmastust. Ja siis ma hakkasingi mõtlema ka, et kui mul tulid täpselt mingisugused konkreetsed olukorrad, on ju, ma mõtlesin näiteks, ma ei viitsi täna trenni minna, on ju. Ja ma ei ole mingisugune superinimene ka, on ju. Et ma küll üritan nagu maksimaalselt hästi hoida kõiki oma harjumusi, aga ma ei ole alati motiveeritud, on ju. Ja kui vahepeal ongi see, et ma ei viitsi trenni minna ja siis ma mõtlengi, et okei, aga tegelikult see on ju mulle hea. tegelikult see on ju mulle vajalik, on ju äh, kui hästi ma ennast pärast tunnen, on ju, et see tegelikult teeb mulle kõike head, on ju, ja siis ma mõtlesingi vahepeal selle, et okei, aga näiteks kui ma oleks kellelegi teisele lubanud kuidagi näiteks, et ma ei tea, lähen trenni, siis ma läheks, aga siis ma läheks sellepärast, et ma olen teisele midagi lubanud. aga näiteks nüüd, kui ma endale midagi luban, siis ma mõtlen, et ah, ma ei viitsigi või. Ja siis ma hakkasingi nagu sellest lähtuvalt küsima, et kas see käitumine on ju, on nagu toetab seda, et ma kuidagi väljendan enda seda väärtustamist ja armastust või mitte. ja siis ma lähengi sinna trenni, sest see tegelikult on mulle hea, on ju, sest see tegelikult toetab mind. Samamoodi on ju toiduga väga lihtne on ju küsida endalt neid asju, et kas päriselt tegelikult ma oma keha saan toetada selle mingi hea puhta tervisliku toiduga või selle kiirtoiduga, on ju. ja jällegi see küsimus ja see nagu aitas mind ka tohutult palju, et ma nagu ise kuidagi mõtleksin selle peale päriselt, et ma ju tegelikult tahan ennast ju maksimaalselt armastada ja väärtustada ja iga inimene peakski seda tegema. et kui sa ise seda ei tee, nagu miks peaks keegi teinegi veel seda tegema ja see enda eest hoolitsemine on nagu kõige lihtsam väljendusviis üldse. ja tervislik toitumine ja liikumine näiteks ja need harjumused, mis sa ise oled endale lubanud, on ju, on nagu just see, kuidas sa saad seda tegelikult teha. ja mind see nagu tohutult, tohutult kuidagi aitas, et jah, kuigi ma ütlen nagu igaks juhuks siia ka, et see ei tähenda, et ma ei tea, me ei võiks mitte kunagi süüa nüüd ühtegi mingisugust ma ei tea, šokolaadi või et see, kui ma nüüd sööngi, on ju kuskil, ma ei tea, mingi koogitüki ära, et siis see tähendab, et ah, ma ei armasta ennast, sest ma kuidagi, ma ei tea, söön mingit suhkurt, on ju. et seda kindlasti mitte ja vahepeal on väga okei nagu ka selliseid asju süüa ja me ei pea elus nagu kõiki enda lapsust nagu ära keelama. aga noh, me räägime ikkagi sellest suurest pildist, on ju, nendest enamusvalikutest ja pigem nagu nendest just valikutest, mis tulevad meil tihti kuidagi emotsiooni pealt, on ju. et siis sellistel puhkudel just, kui tulebki mingisugune emotsioon, on ju, või sihuke laiskus, pingelised asjad, et siis sa mõtledki, et okei, aga mis tegelikult mulle endale, on ju, on nagu kõige parem või mis on hea, mis paneb mind hästi tundma, on ju. kas ma tunnen ennast õnnelikumana ja uhkemana pärast seda, kui ma näiteks käin selle trenni ära ja teen endale selle tervisliku toidu või ma tunnen ennast õnneliku ja uhkena, kui ma istun seal krõpsupakiga on ju diivani peale 8 tunniks. ja siis sa jällegi mõtled, et okei. ja teed nagu selle põhjal neid otsuseid ja valikuid. et, et jah, just selline see mõtlemine ka mind nagu väga palju toetas või noh, toetab siiamaani, on ju, ja ma praegu samamoodi kõiki neid asju teen ja ega ma ei ole ka oma teekonna lõpus kuidagi, on ju, et mul on mingisugune enda jaoks nüüd ideaalne tulemus on ju käes, et me elu lõpuni tegelikult tegutseme kogu aeg selle nimel, et tunda ennast hästi ja enda eest hoolitseda. ja kogu aeg on ju jah, see on elukestev tegevus nii-öelda, vähemalt minu jaoks kindlasti. ja võiks tegelikult on ju olla kõigi jaoks, sest lõpuks ega meie eesmärk ei ole ju ka ainult jõuda mingi kaalunumbrini, vaat ongi täpselt päriselt on ju see, et me tegelikult ju tahame nagu kõik olla, tunda ennast hästi ja mõnusalt ja energiliselt ja olla tervist täis, jõudu täis, jaksu täis on ju panna 150-ni välja on ju täiega niimoodi, et oledki tervist ja energiat ja kõike on ju täis, et tegelikult ei ole ju lõpuks ainult see
eesmärk, et ma nüüd saaksin oma selle numbri kätte, vaid ikkagi see, et me saaks väga pikalt ja kaua ja tervelt ja mõnusalt ja elu nautides liuelda nii kaugele kui võimalik. Et jah, ja siin me saamegi endalt siis tegelikult küsida, et mis aitab meil seda teha. Nii et jah, see on selline viimane asi, mis on tegelikult tohutult oluline. Ma joon korra, siis kohe jätkan. nii, nii et jah, siin on ka veel selline hea mõttekoht. Ja nüüd ma räägin natukene sellest ka, me kohe läheme loosi juurde ka. praegu mul on need harjumused, on siin käid läbi, ma kohe tulen ka chati, vaatan teie küsimusi, arutame, jutustame, mul ei ole kohe kuskile kiiret. aga ma räägin natukene läbi ka siin selle, et ma korraks mainisin, et meil tuleb see väljakutse ja kuna me loosime ka selle väljakutse siin välja, siis ma jah, et toon välja ka, et meil on siis 13. aprill kuni 3. mai toimus selline väljakutse, kus ma räägin siis nendest sarnadest teemadest, millest ma rääkisin täna siin, aga ma räägin palju nagu põhjalikumalt. Lähme süvitsi, on ju, räägin rohkem kindlasti ka natuke päriselt sellisest mõttemustrist, on ju, emotsionaalsest söömisest, isudest kindlasti palju rohkem, sest et need on olnud ka need asjad, mis mind kõige rohkem on nagu raskustesse pannud varasemalt sellel teekonnal, millega ma olen pidanud kõige rohkem tegema tööd, sest mulle tohutult meeldis kogu aeg süüa ja näksida ja kõike head, on ju. et sellest kindlasti räägime seal väljakutses ka veel juurde, on ju, sellest samast veresuhkrust, palju põhjalikumalt mikrobiomist. Et aga kõik need ka teised teemad, mida ma siin täna puudutasin ja natuke liikumisest, trennist, kindlasti seal ka rohkem. Ma ei tahtnud täna siia nii palju panna seda, et oh, trenn aitab mind, sest me teame kõik tegelikult, et trenn aitab, on ju, sellele kaalulangetusteekonnale kaasa, et trenn on hea ja trenni võiks teha. Et aga jah, ja seal on ka täpselt jah, need teemad ja kindlasti natuke rohkem ka võib-olla seal sellist just jah, nende noh, kindlasti ka on ju üldiselt kõik harjumused ja need teadlikkuse tõstmine nendel teemadel, aga jah, just ka see, et just need mingid siuksed mõttemustrid on ju, mis aitaksid meil ikkagi ka sellest nendest emotsioonidest, pagan, see emotsionaalne söömine, ma tean, on nii tohutu lihtsalt teema ja ma olen ise ka nii pika teekonna sellega käinud ja käin ka ilmselt veel on ju lõpuni. aga jah, ja et kuidas siis on ju oma keha ka täpselt on ju hoida siis siukses mõnusas tasakaalus, et ta ei oleks stressis, sest nagu ma rääkisin, on ju, siis stressis keha või noh ei taha meiega nii hästi koostööd teha, on ju, ütleme nii ja kõik need enesearmastus, närvisüsteem ja kõik need teemad. ja muidugi siis on seal ka selline on ju eesmärk meil kaotada ka jällegi koos kõik on ju kaalu, meil on selline äge grupp koos, äge punt seltskond. me oleme on ju varasemalt teinud siin neid väljakutseid, eelmine aasta meil oli ka üliäge väljakutse, kõik olid nii aktiivsed ja see grupp oli nii äge ja jah, ja siis 3 nädala jooksul ka jälgisime kõik ilusti toitumiskava, on ju, ja seal ka ikkagi kaotati päris mõnusaid kilosid, et tegelikult kui võtta ennast väga kokku, siis see lühikese ajaga suudab tegelikult päris palju ära teha. Isegi kui see kaalu muutus võib-olla mõni kilo, siis see enesetunde muutus on nagu hoopis teine asi. pluss selle ikkagi väljakutse eesmärk on ka see, et tegelikult juurutada neid harjumusi, mis tegelikult oleks mõnusad ja lihtsad ja mis saaksid ka jääda, on ju, kindlasti edaspidi, et see ei ole ainult mingisugune kiirdieet, vaat see ongi täpselt see, et see teekond saaks jätkuda nagu mõnuga ja naudinguna jah, et see kaalulangetus on ju, läheks edasi, et see tervisliku eluviisi kujundamine läheks edasi ja täpselt nii, et see ei oleks selline pidev võitlus, pidev kuidagi, ma ei tea, keeruline teekond on ju, vot see oleks tõsiselt selline mõnus, nauditav ja mis tõesti teeks meid ka nii-öelda õnnelikuks ja paneks hästi tundma. et jah, vot siin ma ei tea, kas praegu vaatan, võib-olla kas Keiu paneb siia veel lingi ka selle väljakutse kohta, et keda huvitab, siis saab ka tulla siia mm, väljakutsesse ja siin koos saame siis kõikidest nendest teemadest rääkida veel põhjalikumalt. ja siia meil tuleb selline eduvihik ka veel, mis tuleb küll PDF-i kujul, aga väga-väga hea võimalus sihuke enese analüüsimiseks täpselt, et muuta neid kuidagi mõtteid ja mustreid ja neid emotsionaalseid söömisi ja üldse panna oma enda jaoks nagu siukseid
harjumusi paika ja see need enesearmastuse teemad ka on sealt ikkagi tulevad väga tugevalt, sest ma päriselt ütlen, mida rohkem sa ennast õpid armastama, seda lihtsam on sinu jaoks tervislik eluviis. ja see on fakt. vot. Nii, aga hea küll, lähme siis selle loosi juurde. Nii. Oot, üks hetk. Keegi siin nii hoogsalt kriipsutab ma korraks. Võtan need maha. Nii. Ma nüüd vaatan kõik, kes on siia kirjutanud. Siit ma proovin leida, kuidas ma siin. Nii. Ma teen, teate, kuidagi niimoodi, et ahah, ma panen selle siit kinni. Ja, jah, veel toon sellesama välja, ma nägin just siin Keiu kirjutas, et seesama päevik, kusjuures jah, on mul ka müügil. Viimased päevikud, mul on vist äkki 25 päevikut, midagi sellist on veel müügil. ja kes tahab, siis praegu saab 50%-lise soodustusega seda osta, ehk siis see hind on ainult 10 eurot, midagi vist selle soodukaga, mitte vist, vaid jah. Et saate ka endale osta, kes soovib, see on nagu väga hea abimees ka, absoluutselt. Nii, ma nüüd võtan siit kõigepealt ette selle, et ma panengi, okei, kuna sellest päevikust juba korraks siin täpselt tuli juttu, siis ma kõigepealt loosingi päeviku välja. Ma teen lihtsalt niimoodi, et ma jooksen siit täiega üles-alla kuidagi ja täiesti suvaliselt ma ei vaata, luban. Ja siis ma liigun üles ja alla ja jään kuskile seisma. Nii, ops, mul tuli siin Liina Müür. Palju õnne, Liina. Nii, Liina Müür. Nii, super, ühesõnaga kohe läheb teine loos ka. Ma nüüd panen endale see kuidagi kirja, ma vaatan, kas saab niimoodi. Ma tahaks emaili saada, Liina, ma kirjutan sulle see eraldi. ja siis sa võid mulle anda oma emaili. mm. palju õnne! nii, ja nüüd järgmine on siis väljakutse. kes see tuleb meiega väljakutsesse? see hakkab juba esmaspäeval pihta, ma olen nii excited ise, sest ma kõiki neid materjale ja asju tehes, see on päriselt selline väljakutse nagu, kuhu ma panin kokku need teemad, mida ma ise oleksin vajanud aastaid tagasi, kui ma olin oma sel teekonnal. ja täpselt selline väljakutse, et need teemad, et kui ma oleks kõiki neid asju siis kuidagi teadnud või suutnud siis nagu rakendada, siis ma oleks oma tulemuseni jõudnud nagu nii palju kiiremini ja nii palju lihtsamini, aga ma pidin tohutu teekonna on ju selleks läbi käima, aga mis õpetas mulle ka muidugi palju. aga jah, et need ülesanded on pandud tõesti kuidagi või noh, kõik see väljakutse, need teemad just on pandud niimoodi kokku, et mis komponenti nagu ma tunnen, et kui see baas on nagu tegelikult korras, siis on nagu kõik nii palju lihtsam. nii, okei, ma nüüd jällegi panen siit lihtsalt kuidagi üles-alla, nii. Maris Paiste. palju õnne! oota, kui see kadus? Maris Paiste. nii, ma kirjutan sulle ka. sina saad tulla meiega väljakutsesse. ja siis ma küsin siit emaili ka ja siis ma võtan ühendust. nii, yes, palju-palju õnne. nii, ja nüüd ma kirjutan ise eraldi ja nii väga tore. ja nüüd ma vaatan siia, kellel on veel mingeid küsimusi, siis Maris, järgmine nädal 100% fookust hakkab pihta, suvi tuleb lihtsalt. me teeme sellest nii ägedat 3 nädalat lihtsalt ja suvele saab minna nagu nii palju mõnusama energia ja enesetundega vastu, et oi-oi-oi. nii,
aga vaatan, kas kellelgi on veel mingisuguseid võib-olla küsimusi, mõtlen, ma korra loen siit veel, sest mina võin teile vastata, mina võin teiega veel olla siin. ma loodan, et keda nüüd see väljakutse huvitas, sai ilusti siit kuskilt selle lingi kätte, päeviku. Äh, nii, väga meeldis, aitäh, see raamat on super. Abiks, aitäh, 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 aitäh teile, nii tore, oi kui armas, issand, mul on nii hea meel alati lugeda, kui keegi kirjutab, et äh, oli kasu nii palju äratundmist, tõesti häid soovitusi, vajalik meeldetuletus ja kusjuures nende asjadega ongi see, et need tihti, noh, need ei olegi midagi suurt ja uut, on ju, noh, ma ütlesin teile, et minge kõndima, no vau aga jah, lihtsalt just see, et eriti üks asi on see, et on see tegevus ja teine asi on see, et nagu me saaksime aru, mis kasu sellest ka päriselt on ju saab, sest mõni aasta tagasi, mina ütlen ka ausalt, mina mõtlesin, et kõndimine on minu jaoks lihtsalt, ma saan veits on ju lisaaktiivsust, veits kaloreid põletada, aga kui ma olen nüüd õppinud, kui palju see päriselt teeb mulle head, kui palju see mind päriselt on toetanud, on ju, igatepidi nagu hoopis teiste nurkade alt võib-olla, siis ma saan aru, kui palju väärtuslikum see on ju, samamoodi see uni, et kui ma muidu mõtlesin, noh, mis vahet seal on ju, ja nüüd ma näen, kui palju see mind igatpidi mõjutab ja ma teadlikult sellele tähelepanu pööran, siis ma näen ka, et noh, kui palju see ka minu tulemusi on ju. Ja päevast, tervet päeva on ju igatpidi mõjutab. nii et jah, need on niisugused teemad, mis on tihti tuttavad, aga mida rohkem me nende kohta ka teame, ka mina õpin nende kohta kogu aeg juurde, on ju, seda rohkem see tegelikult mind ennast motiveerib ka neid muutusi tegema. nii et jah, nii, aga enesearmastuse väärtustamine on protsess, ei tule ka üleöö, absoluutselt, ma olen nõus, ma olen seda teekonda käinud ka väga pikalt ja palju. nii, okei okay. Nüüd on siin tulla ikka pannud. kuidas saaksin päeviku soodusega osta? Päeviku, siin on samas oli see päeviku link natuke ülevalpool ja seal e-poest võtadki selle päeviku, lisad sinna koodi FitLab50, seal on ostukorvi juures, lähed ostukorvi, siis seal on ostukorvi juures on see sooduskoodi koht, paned sinna FitLab50 ja siis tulebki sulle täpselt 50% soodustust. Soome päevikut tellida vist ei saa või? selles mõttes, et meil on ikkagi jah, vist meil ju tead, issand, see on päris piinlik küsimus, aga ei vist ikka ei saa jah, kui seal ei ole just kuidagi niimoodi, et ei viida teistesse riikidesse vist ka või ma ei tea, kas seal, ma mm, jah, ikka Eesti automaadid on meil on vist ainult seal süsteemis. nii aga ma vastan siin korraks teistele küsimustele. Sa võid Merle muidugi proovida, aga minu meelest mul ikkagi on pandud seal ainult need Eesti automaadid. aitäh, head õhtut sulle ka, Veronika, aga ma vastan siin paarile küsimusele. kas kõndimine oleks parem enne sööki või pärast sööki? Pärast sööki. mina ütlen kindlasti pärast sööki, sellepärast et jällegi see aitab väga palju veresuhkru taset tasakaalustada. see hoiab ära sind sellest, et sa võib-olla sööd ära ja siis sa mõtled, tahaks midagi veel. et siis sa lähed juba kõnnid. sul ei teki seda, tahaks midagi veel tunnet enam, onju. sa saad kohe mõnusalt jalutada ja su tase tasakaalustub kõndides väga tugevasti, nagu väga palju lihtsamini, kiiremini ja ta ei püsi nii kaua seal kõrgel, mis siis jällegi on sinu tervisele, isudele, kaalulangetusele väga toetav, ehk siis pärast. kas kõndida hommikul või õhtul, millest rohkem kasu on siin ei ole tegelikult otseselt vahet, ta nagu ei mõju väga palju teistmoodi, minule meeldib mõlemat väga, ma olen harjunud niimoodi, et ma käin kogu aeg hommikuti, aga nüüd ma käin ka nagu õhtuti vahepeal, sest et mina näiteks tunnen, et mul on palju parem uni ja see on väga hea viis ka näiteks, kuidas õhtul jällegi panna ka telefon näiteks varem ära, et mul ei teki seda et mul tähendab, tuleb parem uni, et ma panen juba siis nii-öelda õhtul telefoni ära, siis ma lähen jalutan, mul on mõnus jalutuskäiguke veel, kui ma tulen jalutuskäigult tagasi, siis ma enam ei vaata näiteks sotsiaalmeediat, telefonis sinist valgust ja see aitab juba mu ajul minna palju-palju kiiremini puhkama. mu silmadel, mu ajul, mu kõigel ja mul tuleb ka parem uni, kui ma ei lähe nagu otse telefonist padjale, vot ma teen selle kerge jalutuskäigu, see aitab juba kõike maandada, keha maandada, stressi maandada, närvisüsteem maha rahustada ja sul tuleb kohe parem uni ka, ehk siis see õhtune on ka tegelikult
Väga hea. Nii, vaatan, siin oli vist midagi veel. Kui oluline on, et söömise kellaajad oleksid iga päev täpselt samad? No tegelikult, nagu ma ütlesin, kehale meeldib selles mõttes sihuke rütm, on ju, sihuke rutiin. Nad ei pea olema selles mõttes täpselt samad ja sellest ei pea nagu mingi elu eest hoidma kinni, aga muidugi tegelikult keha harjub ka mingi rütmiga ja see selles mõttes lihtsustab. Et kui nad ikkagi kogu aeg on erinevad, siis su keha ta vahepeal näiteks sul jääb mõni paus pikemaks, sul läheb kõht juba nagu liiga tühjaks, sest et keha oli harjunud, et näiteks sa sööd, on ju, kell 12 lõunat, siis ta nagu kuidagi, sul on juba selleks ajaks keha hakkab küsima seda, aga siis sa võib-olla sööd see päev alles kaks, on ju, siis sa oled juba nii näljane kuidagi. aga kui me räägime puhtalt kaalulangetuslikult, et kui me ei räägi sellest, on ju, et kuidas on nagu harjumuslikult hea või kuidas nagu keharütmile meeldib, siis kaalulangetuslikult ei ole vahet. kas sa sööd samadel kellaaegadel või erinevatel, loeb ikkagi see, mis sa sööd sinna päeva peale tegelikult kokku, selle koguse. et selles mõttes ei ole vahet. minul on hommikusöök samal ajal, õhtusöök liigub sihuke tunnike, kaks ja lõunasöök samuti võib liikuda sihuke tunni-kahe sihukese varieeruvusega. Ehk siis kehale see meeldiks, aga kaalulangetuslikult ei ole super oluline. Veebinar on järelevaadatav, jaa, on küll. ma pärast laen selle ülesse ja siis ma saadan järelevaatamise lingi ka kõigile, kes olid eelreganud ja kes on siis subscribe inute listis. Ja panen ka tegelikult sinna Facebooki ürituse gruppi, et kui sa nendes ühes oled olemas, siis sa saad selle lingi pärast kätte. See kood 50% vastan. Need teised, ma ütlen, on kõik PDF-failid, et ole ettevaatlik, kui sa seal tellid. Jah, see kehtib, tegelikult see on info kõigile teistele ka, et seal on selles mõttes e-raamatuid, on teisi ka teistel teemadel, et seal on ka mingid manifesteerimisteemad ja õnne ja rahulolu teemad, sellised asjad, millega ma olen ka tegelenud. ühesõnaga, et see kehtib kogu e-poele küll, jah. Sa saad sealt kõike tellida, aga lihtsalt jah, need teised on e-raamatud, et see siis ei jää ootama, et sulle tuleb füüsilisel kujul raamat. et seal on iga selle toote juures on kirjas ka, kui tegemist on e-raamatuga. Aga muidu küll, jah, kehtib kõigele. see on niisugune väike saladuskatte all siin, kui keegi tahab midagi muud ka tellida sealt, siis see kehtib kõigele. Nii, päevik, super, aga rahulikku õhtut ja suured tänud, suured tänud. aitäh teile kõigile, et te tulite, et te siiamaani vastu peate. Ja ma väga loodan, et teist paljudega äkki näeme ka väljakutses. see oleks väga-väga äge. siia äkki isegi korraks veel Keiu viskab väljakutse, selle lingi ka veel lõpetuseks, kui keegi nüüd veel otsustas, et tahab. Ja mul on hea meel, kui te saite siit mingeid kasulikke asju ja jätke meelde, see on nii oluline, et me võime neid kõiki asju teada, aga nendest ei ole kasu, kui me lihtsalt teame, et me peame need panema praktikasse. Jah, ma võingi teada, et uni on hea, nagu ma vaatan ja mõtlen, jaa, ma tean, et uni on hea, aga kas ma päriselt ka teen midagi selle jaoks, et mu uni mind toetaks, on ju. Et need asjad on vaja panna praktikasse, me teame kõik väga paljusid asju, aga oluline ongi nendega päris panna praktikasse ja nendega järjepidev olla, sest muidu ei ole sellest teadmisest väga palju kasu. nii. Ja siis ongi, mille alt ma FitLabis selle salvestuse leian, Kaisa küsib. kas sa mõtled, Kaisa, nüüd sedasama salvestust, siis see alles tuleb, seda praegu veel kuskil ei ole. Selle ma panen, laen ülesse ja siis saadan lingina. jah. ja kui sa mõtled, Kaisa, meil oli korraks siin jutt ka hoopis sellest varasemast. Okei. Need ma saadan lingina, jah. Tegelikult need on olemas kõik meie Youtube'i kanalil avalikult, et sealt saab need tegelikult kõik kätte, et Youtube'i kanalil on meil need kõik avalikult olemas, need seminaride salvestused, neid meil äpis kõiki ei olegi, ausalt öeldes. jah, neid selliseid suuri avalikke seminare, aga Youtube'is on. super, nii, aga aitäh teile, aitäh. Ja muidu ei olegi, ilusat õhtut teile. Tšauki!